No esialgu küll on täitsa normaalselt. Algus nagu takerdus võib-olla, aga täitsa rahul praeguse kulguga ja osavõitjad sipake vähe võitu. No, rahale parasjagu siin vaja, seda summat ei maksa nimetadagi ja noh, hea, et on vähed mõned, kes firmad, kes natuke aitasid see asja kergemaks teha. No Harju Kekk, Kalju Elekter, osaühing Tuti Auto, siis on see väikeauto lammutuskoda. Kõige suurem on loomulikult Autoteed, kes andab kõigile võistlustele auhinna, mis on ebatavaline asi tegelikult võistlustel. Kuku Raadio, kes on reklaaminud ja siin natuke aidanud. Selle võistlus oleks vaja tegelikult ühte korralikku peasponsorit, et see asi korralikult läbi viia, sest et põhitöö läheb selle nimel ja ebaõnnestunult, et leida selleks raha, et see võistlus korraldada ja ikka miinusega lõpetada, siis nagu ei ole see väga rõõmus tulevus endale, aga võistlejate, ma arvan, läheb korda ja siin näete juba veoautode krossi B-finaali sõitu, kus peasündmused oli stardisirgel. Nõnda nagu kohad sisse võeti, sõeti ka kõik 6 ringi. 2 paremat, Jaan Villak ja Gunnar Roop tagasid pääsu 10-liikmelisse A-finaali. Eelsõitudes said ühe esimese ja ühe teise aja nii number 32 Aare Müül kui number 11 Hannes Türmpu. Finaali stardis algaski armutu esikohaduell, kus kõik konkurendid jäid kiiresti parajasse kaugusse. Hiidlaste uhkuse Türmpu auto seiskus aga ootamatult juba avaringi teisel poolel ning Müül pääses nõnda üksindusest teele vasalema krossietappi võidu poole. Siin esialgu veel Türmpu on kindlalt teisel kohal. Ja nüüd kohe õigepea autoga seiskus. Mis juhtus? väike käigukosti rikke. Jäi tulemata see, mis täna oli sees? Jaa. Aare Müül tuiskas üksinduses kogu distantsi, tema järel asus kindlale teisele kohale tartlane Maanus Pärn. Duell 3. kohale Ülo Värniku ja Ahti Niitvähi vahel lõppes aga hetkel, kui võitja Müül finišeeris. Kokkuvõrki tagajärel jäädi rivi lõppu ning 3. lõpetas Pärna järel hoopis Marko Luhthein. Niitvähi ning Tujutu Värniku ees lõpetasid 4. 5. veel Aare Teder ja Jaak Villak. Teder on nüüd meistrivõistluste kindel liider, tema selja taga on aga seis väga tihe. Olgu lisatud, et Aare Müül on võitnud mõlemad etapid, kus osalenud. Müüli ootused on aga hoopis saabuval Livonia rallil eeloleval nädalavahetusel. Kas viimasele etapile lähed kaasvõtma ka, sest tabeliseis ei ole kurta ju? No ei tea, eks elu näitab kõige, tahaks rallil osaleda siin Lõuna-Eestil ja ralli on nagu peaeesmärk, et aga võib-olla lähen.